Tallinnas Stroomi metsas koeraga jalutanud tallinlanna Marika Koha leidis hüljatud koera. Jalutasin õhtul enda koeraga Stroomi metsas. Äkki koer leidis, kellegi hakkas haukuma ja lähemale minnes selgus, et seal on puu külge seotud noor ilus rottweiler. See tundus kahtlane ja siis tunni aja pärast tulime tagasi. Rottweiler oli ikka seal. Ja siis tundus juba, et peab midagi tegema ja siis hommikul oli koer endiselt seal ja hommikul helistasime loomade hoiupaika, kus talle järgi tuldi. Loomatauditõrje seaduses on sätestatud kohaliku omavalitsuse kohustus pidada arvestust koerte ning vajadusel ka teiste lemmikloomade üle. Tegelikkuses selline kohustus aga ei kehti. Ainult mõned omavalitsused on suutnud teoreetilisel tasemel sisse viia arvestuse pidamise koerte üle. Kasside kohta arvestuse pidamist pole vajalikuks peetud. Tallinna linna praktika näitab, et koerte registreerimise ja märgistamise kohustust täidab ainult väike osa loomaomanikke. Loomahülgajad on jäänud siiani valdavalt tuvastamata. Seepärast on ka hulkuvate loomade arvukus Eestis väga kõrge. Varjupaikade töötajad puutuvad igakuiselt kokku 10 loomadega, kes on metsa surema jäetud. Kuus ikka paar korda esineb, et on jäetud metsa puu külge või kuskile maja vahele või. Praegu on tegu nagu ju kõige puhtama rottweileriga. Kas tõukoerasid ka jäetakse metsa? Tõukoerasi esineb harvem, aga taast on näiteks tiineid koeri on jäetud, et vaadatakse, et pojad on tulemas ja siis jäävad nad sinna metsa. Enamus Eesti koertest ja kassidest on märgistamata. Loomakaitseseltsi hinnangul on vaja kehtestada üleriigiline kiipimis- ja registreerimiskohustus. Vastavad parandusettepanekud on tehtud loomakaitseseadusesse. Põllumajandusministeerium ja Riigikogu maaelukomisjon ei ole aga pidanud neid seaduse parandusi otstarbekaks. Hulkuvate loomade arvukuse kontrolli all hoidmine neelab aastas miljoneid kroone maksumaksja raha.